Kõik, mida vaja teha, on tehtud. Vaataks äkki filmi. Ei taha. Võib-olla tegeleks hobiga, mida tegelikult pole olemas. Vaatame siis, mida teised inimesed teevad vabal ajal. Ja. Ma usun, kõikidel on olnud päevi, kus on väga palju vaba aega ning südametunnistus ei piina tegemata asjade pärast. Teate, väga igav hakkab. Vahepeal mõtlen, et elu võiks olla nagu Indiana Jones filmis, kus üks seiklus asendub teisega ning igapäevast rutiini nagu polekski olemas. Või siis nagu arvutimängus Tomb Raider, kus ta reisib mööda maailma ringi, lahendab igasuguseid mõistatusi ja otsib aardeid. Küll oleks ikka väga vägev elu. Oota. Aarete jaht. Kunagi sõber on mulle midagi sellest rääkinud. Enne kui lähme edasi uurima, mis asi on geopeitus, ütleks paar sõna projekti toetajast, kelleks on Kia Auto. Parim viis oma uudishimu rahuldamiseks on asju ise järele proovida. Näiteks teha proovisõit. Vaata lähemalt kia.ee. Geopeitus on suhteliselt lihtne mäng, et võetakse internetist või äpist koordinaadid ning navigeeritakse ennast kohale. See on tõesti vägevam, kui see kõlab. Kuna mul on hetkel vaba aega, miks ka mitte ühte aaret minna otsima? Kõigepealt aare, mida hakkame otsima, võib olla väga erinevat kuju ja värvi. Alates suurest metall- või puitkastist, lõpetades väikse patarei suuruse konteineriga. Aare ise võib olla illustreeritud puuks või poldiks, selleks, et oleks seda raskem leida. Lisaks peidetakse väga huvitavates kohtades, eesmärgiga teha mäng huvitavamaks või et inimene, kes sellest ei tea, aarde ära ei viiks või selle ära ei lõhuks. Tihti antakse ka vihjeid, kus või mida tuleb otsida. Olgu. Kõigepealt tuleb siis aarde välja valida, mida hakkan otsima. Seda võib teha siis kodulehel geopeitus.ee või siis äpis geocaching. Neid on siin tõesti päris palju. See. Kõige lihtsam aare tüüp, mida otsida, on punktkaardil. Saadud koordinaatide järgi on võimalik leida aarde täpne asukoht, kas GPS-i või telefoni abil. Kuidas ja millega jõuda aardeni on enda otsustada. Kas minna mööda tavalisi teid autoga või mööda metsateid rattaga või üleüldse suuskadega mööda põlda. On olemas ka teisi aarete tüüpe, näiteks multiaare, mis koosneb mitmest asukohast ning igas aardes on järgmise koordinaadid. Seiklustase tõstes võib proovida ka mõistatusaaret. Selleks, et aarde koordinaadid saada, on vaja lahendada mõistatus.
pettuse ajalugu algas, kui kõrvaldati tsiviilseadmeid segav niinimetatud SA moonutus GPS-i võrgust, peale mille igal ühel, kellel oli navigatsiooniseadme võimekus, sai enda asukohta määrata. Arvutikonsultant David Ulmer soovis testida navigatsiooniseadmete täpsust. Tema idee oli lihtne. Peita konteiner metsa ning määrata selle koordinaadid. David peitis musta ämbri Portlandi linna lähedale metsa. GPS-koordinaate jagas ta kasutajatele internetigrupis. Esimesena Aarde leidis juba järgmisel päeval Mike Tiigu ning mäng oli sündinud. Eesti geopeituse loomise idee Enn ja Hannes Veenpere said Eesti Päevalehes ilmunud artiklist, kus tutvustati USA's alanud aarete jahti nimega GeoChasing. Enn ja Hannes lõid veebilehe geopeitus.ee ning peitsid esimese aarde Valgamaal Helmesse. Seda loetakse Eesti geopeituse alguseks. Aare on siiani aktiivne ja heas korras. Okei, jõudsime kohale. Ma arvan, et umbes 100 meetrit sinnapoole, jah. Jah. Igatahes tuleb otsidega. Mis siin ikka? See ongi nüüd see aare. See on just kirjas pese käsi. Viiruse märk on peal. Ja siis aarde karbikesed ise on viirus kirjas. Okei. Nii. Siin on siis mõistatus. Siin igast asju. Nagu mingid tiiatsid ja võtmehoidjad ja püstoli hülts. Nii, ja see on siis see logiraamat iseenesest, kus tuleb ennast nagu ära registreerida, et kus, millal ja kes siis käis koha peal. Nii, paneme siis enda nime. Seda on meil 23. Et huvitav on see, et viimane kord käis siin 28. novembril TBIN. Okei. See oli tõesti oma jagu otsimist, aga siin puu küljes sai see üles leitud. Paneme seda ilusti kokku, paneme tagasi. Täiega vinge. Geopeitus on kõvasti vägevam, kui sa teed seda koos kellegiga, kes tahab ka seigelda. Aarde leidmisel on suur saavutuse tunne ja rõõm ning on alati hea seda koos kellegiga jagada. Mulle väga meeldib geopeitus, sellepärast et aarete jaht viib mind kohtadesse, kus ma kunagi pole varem käinud. Vaatamata sellele, et need kohad on mulle väga lähedal. Ei pea olema Indiana Jones selleks, et kogeda tõelist seiklust.